tere tulemast Teenindid Suune Tarotuppa. Täna ma annan sulle 2 lihtsat harjutust, kuidas sa saad arendada enda aura nägemise meelt. Kõigepealt võib-olla selline info, et esialgu ära looda näha hästi eredaid värve, võib-olla sul isegi õnnestub, aga üsna tüüpiline on see, et alguses nähakse pigem sellist lihtsalt energiavirvendust ja hiljem siis harjutusi tehes juba eristataksegi erinevaid värve ja see nii-öelda protsess läheb lihtsamaks. Üks kõige lihtsamaid viise on, kui sa võtad 2 enda sõrme, paned nad niimoodi vastastikku ja püüad siis nii-öelda fokusseerida silmad 2 sõrme vahele, natukene võib-olla pilukil ja vaata, kas sul õnnestub näha sellist energiavirvendust või udu ümber sõrmede. Kui see õnnestub, siis sa võid järjest ja järjest rohkem edasi harjutada ja järgmine, mida sa võiksid veel teha, on näiteks valge taust või siis mina olen siin väljas, vaatan taevasse, tõstan käe üles ja püüan siis nii-öelda fokusseerida silmad mitte otse sõrmede peale, vaid justkui nendesse vahekohtadesse. Et kuidagi püüan nagu korraga 2 sõrme vaadata ja püüa siis nii-öelda see pilk 2 sõrme vahele, ükskõik kas siia või siia, see ei oma mitte mingisugust tähtsust, lihtsalt sinu pilk peab olema justkui nii-öelda natukene kõver või fookusest veidikene väljas ja praegu mulle tundub, et minu aura värv on selline helesinine. Kahjuks ma seda pildistada ei saa, mul ei ole spetsiaalseid vahendeid, aga aura värvide kohta on mul selline spikker kaasas, milleks on siis selline tore pendel, kus on siis tsakrate värvid üksteise alla toodud. Ehk siis alustame alumisest tsakrast, milleks on siis juurtsakra ja punane värv. Toon siia ka ligemale, on parem näha, siin on need värvid kenasti spikrina olemas. Ja kui inimesel on punane aura, siis see võib olla ka kirevärv, füüsiliselt aktiivne võib see inimene olla. Igal juhul ta on tempokas liikumises, energiline, elujõuline, võitja. Tumepunane värv võib olla ka selline hästi tugeva tahtejõuga inimesel ja auravärvid ei ole püsivad, nad muutuvad vastavalt sellele, millele siis inimene keskendub, millele ta mõtleb ja aura tugevus ja suurus oleneb nii tema tervislikust seisundist kui ka sellest, kui rahunenud ta meel on. Ehk siis on täheldatud, et pärast meditatsiooni nii-öelda inimese aura väli paisub ja hästi nõrga tervisega või väga haige inimese aura on siis selline nõrk. Ja punane värv, punakas oranž värv on selline loomingulisuse värv. Oranž on ka üldse optimismi värv, harmoonia, produktiivsuse värv ja kollane värv, mis on siin nagu teisel kohal välja toodud, on siis vaimsete võimete värv, suhtlemine. Selline inimene, kelle aura parasjagu on kollane, mõtleb palju ja põhjalikult, on lõbus ja seltskondlik tore kaaslane, talle ei meeldi üksi olla,
ta on intelligentne, talle meeldib suhelda, ta on mänguline, muretu ja noh, kollase erivarjundid võivad siis ka erinevaid neid emotsioone ja tundepuhanguid edasi anda. Roheline on südametsakra värav, mis on siis armastuse, rahu, harmoonia, tervenduse, ravitsemise ja sotsiaalsuse värav, mis on nüüd huvitav, et millegipärast traditsioonilises värvisümboolikas kiputakse punast värvi armastusega seostama, mis on pigem siis nii-öelda kire ja armumise värv. Selline roheline rahustav värv on siis nii-öelda hingelise armastuse värv. Karm roheline, selline hästi mürkroheline võib põikpäisusele viidata ja selline aura võib olla siis inimesel, kellel on vastumeelsus igasuguste muutuste suhtes. Rohekas sinine on aga tervendaja võimetega, sensitiivne, rahulik, kaastundlik ja tume selline määrdunud roheline on siis armu, kadeduse värv, et on võib-olla natuke isegi selline poriroheline, ütleks selle kohta. Ja kui on nii-öelda see armastuse nagu teine etapp, et mitte see esimene kirepuhang, et see punane värv, vaid juba nii-öelda tunded on sügavamaks muutunud, siis enne seda rohelise värvi saavutamist on aura selline mõnus roosakas. See on ka heatahtliku ja hingelise ja südamliku inimese värv. Nagu ma ütlesin, siis minu aura hetkel oli hele sinine. Sinine on spirituaalne värv ja sellise inimese värv, kes otsib teadmisi, vaimseid teadmisi, ta on hoolitsev, tundlik, abivalmis. Kui on täidlassinine või selline hästi tume sinine, siis see viitab sellele, et inimene on väga teadlik oma õigest teest. Indigosinine ehk siis pigem see, mida ma endal praegu nägin, et selline inimene on intuitiivne, lojaalne, tundlik, aga ka sensitiivsuse värv on see. Ja kõrgem aste ehk siis nii-öelda see kroontsakra on siis see ülemine lilla, ametüst on mul siin selle koha peal ja see on siis selliste üleloomulike võimete värv. Aga aura võib olla ka kuldne, hõbedane, hall. Panen siia alla ühe lingi kristallimaagia lehele, kus te saate neid värve siis lugeda, siin on hästi palju neid välja toodud. Toon näiteks selle välja, et kuldne on siis kõrgemate teadmiste värv ja nii edasi. Et see on selline hea koht, kus nagu aurade kohta õppida. Aga jah, üks kõige lihtsam harjutus tõesti, mida ma siis soovitan, on siis sellised, et kõigepealt vaadata, kas teed üldse seda kuma ja teiseks siis oma kätt vaadates ja siis sa võid ka hiljem nii-öelda kaaslaste pealt harjutada. Mõnikord võib aura nägemine tulla ka loomulikul viisil. Minul esimest korda näiteks tuli ühel töökoosolekul, kus ma kolleegi, kes esines, hakkasin vaatama ja kuna ta rääkis hästi rõõmsalt sellest, kui head õpitulemused meie kooli õpilastel on, siis ma märkasin, kuidas nii-öelda see nii-öelda rõõmuvärv, kollane värv tema ümber siis nii-öelda nagu säras nagu päike, et esimese hooga vaatasin, et rolood on ette tõmmatud, et päike ei saa peale paista, et kuidas nii-öelda kollaselt või natuke nagu kuldselt isegi sättendas. Et see oli päris selline huvitav kogemus. Et kui sul on taolisi kogemusi, siis jaga neid sina
aga järgmise korrani kõike head sulle!